Tänase selle napi ettekande põhimõte on siis tegelikult seda, et näidata võib-olla seda elukeskkonda, kus metsavennad elunesid. Minna sellesse võib-olla mitte väga sügavuti sisse, sest nagu elu on näidanud, siis oleks vaja vähemalt 2,5 tundi järjest, et siis saaks enam-vähem juba pildi ette ning selle ettekande lõpuks siis natukene tuleksime ka selle sama Sassiaani talu juurde, millest me kõik ju mööda jalutasime, kui me siia Kolukõrtsi tulime. Ja kuidas siis käesoleva aasta septembrist tekkis meile teadmine, et tegelikult selle Sassiaani talu juures asus kuni 1951. aasta 8. septembrini üks metsavenna punker, kus elunes metsavend, kes osales tegelikult Eesti kõige kauem eksisteerinud vastupanuorganisatsioonis. Ja see teadmine sellest organisatsioonist tuli meile ka alles selle aasta septembris, mis näitab seda, et metsavendluse ajalugu tegelikult uurida on Eestis võimalik küll ja veel. Ja see, mida me täna teame, on võib-olla see üldülevaade, kes läks, miks läks, mida üldiselt tehti, aga neid erilisi lugusid on veel tõenäoliselt sadu, kui mitte tuhandeid. Et mu hea kolleeg Peeter Kaasik on ka öelnud, et Eesti metsavendluse lugu ei olegi nagu üks lugu, vaid see on 16 000 erinevat lugu, mis on terviku kokku, mis selles osas kindlasti on ka õige. Nüüd seda argipäeva 1940. lõpus ja 1950. metsavenna vaatevinklist kirjeldab võib-olla kõige paremini tegelikult üks metsavend ise, Arnold Lindermann. Kui mu mälu ei peta, siis Arnoldil ja tema pärisvennal, kes oli ka metsavend Johannesel, kahe peale kokku oli vist 9 talvekooliharidust. Arnoldil oli vist 6 klassi, Johannesel oli 3. Aga sellest hoolimata, olles läbi lugenud nende kirjad siis vangilaagrist Eestisse, nende päevikud ja ülestähendused, siis ma julgeks arvata, et tegemist on võib-olla ühtede kõige targemate lausete ja mõtetega, mida ma olen tegelikult kirjasanas üldse lugenud. Et kuidagi pidi nendel inimestel see sisemine tasakaal, see sisemine tarkus oli väga hästi paigas ja minu meelest nende enda kokkuvõtte sellest, et tegelikult meie täna siin ei suudagi lõpuni hoomata seda, mida see metsavenna igapäevaelu tegelikult tähendas, et see on tegelikult väga õige. Et me võime täna minna ka kuhugi punkrisse, Põrgupõhjale, Ennuksemäele, Väike-Maarja kanti Lebavere metsadesse, me võime seal punkris olla 2-3 öödpäeva, võib-olla isegi 2 nädalat elada. See võib olla väga tore kogemus, niiskete sügisilmadega võib olla natukene vähem tore kogemus, aga see on siiski selline tore, võib-olla isegi natukene romantiline retk loodusesse, kus selle matkamise, lõkke peal toidu tegemise kõige muuga, aga see psühholoogiline pinge, see tagaaetuse tunne, seda me tegelikult sinna juurde välja mõelda endale ei suuda, sest me ei ole keegi seda kogenud. Ja selles mõttes minu meelest on metsavend Lindermann selle kõik väga hästi ja täiesti perfektselt ka kirja pannud kunagi juunis 1955 juba, et nendel inimestel, kes ei ole seda metsavenna elu elanud, on tegelikult lõpuni seda mõista väga keeruline. Kus metsavennad elasid? Eestis on 90. aastatest peale käibinud selline arusaam, et metsavennad elasid enam-vähem kogu aeg kusagil punkrites. Need punkrid olid väga kaugel asustatud punktidest. Enamjaolt olid maa-alused ja ühesõnaga seal see terve see elutegevus toimus. Hommikul peale äratust tõmmati kuhugi kuuselatva sinimustvalge lipp, lauldi hümni, tehti võimlemisharjutusi, keedeti pudersöödis ära ja siis mindi kommuniste tapma. Ja siis õhtul oli teistsugune selline nagu ajakava. Metsavenna elu punkris ei olnud väga selline, oli loomulikult ka neid, kes võib-olla seda hümni isegi hommikul laulsid, aga selliseid rivikorras kommunistide mahalaskmisele minekuid tegelikult eksisteerinud ja väga paljudes Eesti piirkondades ka maa-aluseid punkreid ei olnud võimalik ehitada, sest kui minu sünnikohas vanal Läänemaal hakata maa-alust punkrit ehitama, siis väga kiiresti saab sinna minimaalselt basseini, tõenäoliselt spa, sest lihtsalt pinnase vesi on niivõrd kõrge, et see maa-alune süvend jookseb sisuliselt poole tunniga vett täis, seal ei ole võimalik elada. Ja siia üles nurgale siis otsisin välja ühe joonistuse, mis on tehtud Pärnumaal, viimastel päevadel just uudistest läbi käinud Kikepera raba läänekaldal, kus oli siis üks metsavendade selline maapealne majakene, mida me samamoodi nimetame punkriks, kus nende igapäevane tegevus siis käis, mis oli muidugi väga lähedalt seotud ka umbes kilomeetri jagu eemal olnud metsavahi taluga,
kelle kohta on juba Saksa okupatsiooni ajal kirja pandud, et metsavaht on selline tõbras, et annab süüa partisanidele. Ei ole täpsustatud, kas tegemist oli siis nõukogude parašütistidega või oli tegelikult tegemist Saksa sõjaväkke mobilisatsiooni eest varjavate Eesti meestega. No fakt on see, et kui Metsavahi talule lähim teine talu on umbes 10 kilomeetrit eemal ja keegi tuleb sulle relvaga õhtul koju, ütleb, et ta tahab süüa saada, siis sa ainult küsid, et kas 2 võileiba või 3. Et sa ei hakka temaga väga vaidlema. Ehk et see metsavendade elupaigad väga suures osas paiknesid tegelikult ka hoonetes, paljudes majades võib-olla neid peidikuid või punkrid sisse ehitatud ei olnudki, kui keegi võõras liikumas oli, joosti lihtsalt kusagilt aknast, hüppati välja, joosti minema. Siin all paremal nurgas tänaseks hetkeks juba ajalooline foto kunagise Päärdu Metsavahi kaitseliitlase vabatahtliku pritsumehe Jüri Koksi Häärbergi tüüpi majas tehtud foto, see on umbes nüüd 15-20 aastat tagasi tehtud. Jüri Koks 52. aastal lähedal asuvas punkrilahingus lasti maha selle kohta, et tal oli ka majas peidik, liikus pidevalt selliseid rahvajutte legende ja kuna see maja oli sellel perioodil siis ilma sellise õigusliku staatuseta, seal ei olnudki õieti nagu omanikku, uksi akneid enam ees ei olnud, siis me tegelikult käisime, vaatasime selle hoone üle, ei leidnud sealt midagi ebaharilikku, hoone all olnud kelder oli näha, et sinna oli sisse ehitatud uus paekivisein, võib-olla seal taga oli kunagi mingisugune peidik, aga kummalisel kombel siis elutoas mööda seina niimoodi koputades ühel hetkel sooja müüri juures hakkas see sein kõmisema. Ja saime kiiresti aru, et tegelikult on sealt tagant see sein tühi ja hoolikalt vaadeldes siis tegelikult oli justkui see tapeet ja see seinapapp ilusti naeltega ilusti kinni löödud nurgast, aga ühe jämedama naela juurde oli tõmmatud hariliku pliiatsiga selline vaevu märgatav rist. Ja kui me selle naela välja võtsime, siis tegelikult avanes see seinaosa sellise uksena ja siin sees oli siis selline ruum, kus oli tegelikult võimalik täiesti rahulikult istuda, püsti seista, isegi võib-olla jalgu natukene niimoodi välja sirutada ja oli võimalik siis ennast lühiajaliselt varjata. Et vanemates rehemajades, ka Häärbergi majades tegelikult selliseid peidikuid ka tänases Eestis veel on. Inimesed, kes omale võib-olla suvekoduks on sellise ostnud, võivad ühel hetkel remontides suure üllatusega avastada, et majal on mingisugune ruum veel, millest nad varem teadlikud võib-olla isegi ei olnud. Aga see igapäevaelu fotodena on teda võimalik näha siis Rahvusarhiivis vendade Lindermannide fotodena ja ka Elmar Martensi tehtud fotodena. Ja kui me vaatame neid pilte, siis vaatavad meile vastu malet mängivad metsavennad, näputööd tegevad metsavennad, siga tükeldavad metsavennad ja loomulikult 2 suupoolega võid söövad metsavennad samamoodi. Et lõppkokkuvõttes see korralik toitumine oli hästi oluline osa tegelikult sellest moraalist või üldse elus olemise võimest, sest kui söök on vilets, siis läheb tuju ka viletsaks ja kui tuju on vilets, siis juba ongi kõik väga halvasti. Ehk et see igapäevane metsavenna elu tegelikult suures osas oli ootamine. Kui me võtame kokku metsavendade relvastatud aktsioonid Nõukogude võimu vastu, vaatame seda statistikat, et metsavendi tapeti rohkem kui 1700 ja samal ajal vastaspoole esindajaid ehk kommuniste, nende kaastöölised, hävituspataljonlasi, julgeolekuohvitsere, neid tapeti natukene üle 1000, siis tegelikult me ei saa rääkida metsavendlusest kui meeletust suurest sõjalisest tegevusest. See oli siiski pigem ühtepidi oma meelsuse näitamine ja teistpidi ka oma ühiskonna selline võib-olla natukene kooshoidmine, ka see julgestamine, et ükskõik kui raske see aeg on, kusagil on keegi, kes on valmis meie eest välja astuma, keegi, kes on valmis midagi tegema. Et tegelikult see metsavend ei saanudki sealt külast ja talust väga kaugel olla, sest sul ei ole mõtet piltlikult öeldes sissida või metsavenda mängida, kui sa oled sellises kohas, kus sa ei mõjuta mitte kedagi. Samamoodi kui pärast teist maailmasõda oleks Eestis olnud üks metsavend, siis me ei teaks tänasel päeval temast mitte midagi, sest isegi Nõukogude võim ei oleks temast kuulnud, et ta seal kusagil on. Ja see metsavendade koguarv 15-16 000 oli täpselt selline, et see häiris Nõukogude võimu, see häiris julgeolekut, nendega oli vaja tegeleda, sest kardeti, et see arv võib paisuda oluliselt suuremaks ja selle käigus juba muutuda Nõukogude võimule väga ebameeldivaks kuni selle hetkeni, et võib-olla nad on võimelised selle Nõukogude võimuga isegi midagi tegema.
See elukeskkond punkrites, meil on olemas üks väga ilus seeria rohkem kui 100 fotost, mis on tehtud 1950. aastate alguses Harjumaa ja Järvamaa piiri peal Pususoos Saarnakõrve metsavenna punkris, mis oli teine metsavendade punker Eestis, mida arheoloogid kaevasid. Esimene oli Ehme punker Läänemaal, Mati Mandeli eestvedamisel kaevati 90. aastatel ja 10 aastat tagasi siis Pirita jõe lätete juures õnnestus leida selline maapealse punkri vare, mis kaevati siis arheoloog Mauri Kiutsu juhtimisel eeskujulikult läbi, tehti sellest omad järeldused ja tänu Aktuaalsele kaamerale ja Facebookile õnnestus siis tegelikult lõpuks ka teada saada, kelle punker see oli ja saada ka seeria fotosid, millest osad on tehtud siis selles samas kohas. Ja igapäevaelu mõttes siis samamoodi nendel piltidel näha loomulikult see pliit või ka ahi küttekolle, aga samamoodi on näha siis punkri aknal laual keelpill, erinevad ajakirjad, mis laua peal on ja oma igapäevaelu sisustamiseks siis metsavennad ka tõesti võisid õppida võõrkeeli, õppida malet mängida ka erinevaid pille, nagu siin juuresoleval pildil siis akordionit, aga samal ajal esiplaanil on ikkagi ka püstol, et olla valmis selleks juhuks, kui tulevad kutsumata külalised, kes esitatavat repertuaari siis väga kõrgelt ei hinda. Ja eriti tore oli vaadata tegelikult siis neid fotosid, mis võib-olla selle meie terviku mõistes metsavenna igapäevaeluga kokku ei käi, aga kui sa vaatad sellist fotot nagu see siin vasakul, kus siis ilusti lipsustatud härrasmehed istuvad niimoodi sirge seina ees ja siis sa vaatad seda nii-öelda kaadrite tagust fotot, kus on näha, et tegelikult see lina tõmmati punkri seina peale rippuma ja see on tegelikult tehtud samamoodi kusagil Saarnakõrve küla metsades ja ei ole kusagil fotostuudios tehtud. Et üks selline argipäevase aja sisustamine tegelikult oli ka see, et kõige olulisem, mida metsavennad pidid jälgima, oligi siis tegelikult see, et nad ei manduks inimestena. Ehk et kui sa istud või elad seal punkris, oled meeletus masenduses, siis tõenäoliselt ühel hetkel sa lähed, ronid kuhugi kuuse otsa ja riputad ennast sinna rippuma ja sa ei ole võimeline tegelikult mitte midagi tegema. Et see vaimu üleval hoidmine, see moraali hoidmine, see oli tegelikult ääretult oluline. Ja siin on siis 4 fotot sellest samast Saarnakõrve punkri väljakaevamistest. Parempoolsetel piltidel on näha see olukord siis, kui meie sinna esimest korda sattusime, kus punkri seinte varemetel on siis näha erinevad sellist metallist kola, erinevaid piimanõusid, mis on minu meelest üks metsavendluse sümboleid, kuna selle sisse oli võimalik siis oma talvevarusid peita, oma tagavarariietust, ravimeid, ka relvasid. Ja vasakul pool üleval selle punkri põhiplaan, kus selle sama ahju, mida me mustvalgetel fotodel nägime, selle ahju alus. Ja siin siis minu peopesas ka sellised elektriisolaatorid, sest selles punkris oli piimalahutaja reduktorist ja jalgrattadünamost tehtud selline elektrivalgustus sisse, et oli võimalik ikkagi valges ruumis näputööd teha. Paar aastat tagasi tänaselt Raplamaalt Lelle lähistelt tuli välja, nagu hiljem selgus, metsavend Kalju Hannioti üks peidik, samamoodi see piimanõu, nagu mainisin. Ja üks metsavenna igapäevaelu osa oli ka see, et tuli ette mõelda sellele olukorrale, kui koduks olevat punkrit või toetajate talu rünnatakse. Kui sa pead kusagilt välja jooksma nii, et sul võib-olla ei ole saapaidki jalas, on ainult villased sokid, sul ei ole mingeid riideid, ravimeid, võib-olla ka relva kaasas, sa oled sõna otseses mõttes võib-olla palja tagumikuga, et kuidas sa siis edasi saad eksisteerida. Ja selle jaoks peideti siis erinevatesse kohtadesse, piimanõudesse, erinevat sellist varustust, need samad metsavennad Lindermannid, kellega me alustasime, suutsid oma metsavenna aastate jooksul maha matta vist 36 piimanõud, millest enamuse nad suutsid pärast ka üles leida. Muidugi siis juba julgeoleku saatel, kes tahtis täpselt aru saada, mitu pakki võid kusagil oli. Aga Lelle lähedalt tuli välja siis roostes piimanõu, mille kaant avades vaatas vastu selline suhteliselt ebameeldiv sisemus. Seal oli tegelikult veel paras pakk pabereid, mille Rahvusarhiiv konserveeris ja suutis päästa. Aga see üldine sisemus piimanõul oli suhteliselt õõvastav, nii et keegi seda tegelikult puutuda ei tahtnud. Ja ühel pühapäeva pärastlõunal siis mulle helistati ja küsiti, et kas sa oled Vigalas ja kas sa oled ka tunni aja pärast Vigalas. Ja tund aega hiljem siis Tallinna-Pärnu maantee ääres Manni bussipeatuses tõsteti see roostes piimanõu välja.
võeti sealt niisugune vett välja niristav soni välja ja öeldi, et me arvame, et sa tead paremini, mida sellega teha. Ja samal õhtul sõitsin ma siis Tallinnasse, oli suhteliselt jahe oktoobrikuu õhtu, aga kuna konservaator oli öelnud, et oluline on see, et ei oleks järsku temperatuuri kõikumist, siis ma tulin Tallinnasse selle sama temperatuuriga, mis õues oli. Nad oleks võinud selle piimanõu suvel leida, oleks natuke parem olnud. Kuna ei olnud teada, mis see täpselt seal piimanõus on, kas seal põhjas on ainult riided või on seal mingeid peenemaid esemeid, siis me tegelikult lasime seda piimanõud röntgeniaparaadiga pildistada. Siin vasakul üleval on näha siis tegelikult see nii-öelda otsevaade läbi põhjapiimanõusse, millest selgus, et lisaks riietele on seal sees veel erinevad topsikud, tõenäoliselt habemajamisvahendid, kraadiklaas, püstolisalv ja 1,2 veel. Ja ühe väiksema karbikese puhul on siis ka eraldi röntgenfoto seal paremal allnurgas, millest lähtub, et selle karbi sees on siis žiletitera või terad ja terahoidja, aga seda karpi ka konservaator tegelikult avama ei hakanud, sest selle karbi seisukord ei võimalda seda lihtsalt teha. Aga Kalju Hanniott oli siis ühte piimanõusse peitnud tegelikult oma sellise igapäeva tagavara, võiks niimoodi öelda. See piimanõu pärast puhastamist tuli välja, et oli tegelikult päris kõvasti juba läbi roostetanud, sellest ka see vesi, mis seal sees oli. Aga kõik esemed, mis piimanõus olid, need tegelikult konservaator Aive Viljus suutis päästa. Et see on selles mõttes täiesti ime, sealt ei läinud mitte midagi kaotsi. Ja see läbilõige oligi selline, et Hannioti oli sinna peitnud siis oma tagavarasokid. Nende füüsiline kvaliteet muidugi olnud kõige parem, need olid korduvalt juba nõelutud. Aga samamoodi siis binokli vutlaris paremal üleval on näha, olid siis erinevad niidid, nõelad, soki nõelumis siis nõel, mis mul õnnestus ka sõrme torgata, ma olin täiesti veendunud, kui me seda piimanõud hakkasime tühjaks tõstma, et seal on kindlasti midagi teravat sees ja ma kindlasti leian selle üles ja nii läks ka, et sisetunne ei vetnud. Ja üks asi, mis lisas kindlust, et tegemist on Kalju Hanniotile kuuluva peidikuga, oli siis see, et seal sees olid ka sokihoidjad, mida sellel perioodil meesterahvad kasutasid. Ja sellele sokihoidjale oli sisse tikitud siis 23. aprill 1947 ja 23. aprill on Kalju Hannioti, tänases mõttes siis küll sünni aastapäev. Et lisaks ka need dokumendid, mis sealt välja tulid, Tõnismäe polikliiniku maomahlade analüüsi vastuste leht, ja muud paberid tegelikult siis ka kinnitasid dokumentaalselt, et tegemist on metsavend Kalju Hannioti varjunimega Elektrik isiklike esemete sellise tagavaraga tegemist. Ja seal olid sees kõik ravimid, mida ta vajas igapäeva elus, riiete komplekt, erinevad mütsid välimuse muutmiseks ja paberite vahel olid ka erinevad dokumentide blanketid, nii et tal oli võimalik endale siis vormistada või meisterdada valedokumente. Et kindlasti väga huvitav leid. Ma julgeks pakkuda, et kuivemates Eesti piirkondades järgmise 10 jooksul võiks veel sarnaseid asju leida, mis on päästetavad Raplamaa liigmärgades metsades ja rabades, muidugi tõenäoliselt see ajak on palju lühem, aga kõige huvitavam minu jaoks oligi see, et meil õnnestus piimanõu koos oma sisuga tegelikult siduda konkreetse metsavennaga, kindlaks teha, et see oli tema oma aru saada, mida ta siis pidas oluliseks sellise tagavarana hoida ja ei saa öelda, et tore, aga omamoodi huvitav fakt oli seegi, et see oli sama aeg, kui me töötasime Patarei kommunismiohvrite mälestusmuuseumi püsiekspositsiooniga ja Kalju Hannioti puhul on siis ka arhiivis kirjas, et tema konkreetselt hukati Patarei vanglas. Ehk et need asjad tegelikult lähevad Patarei püsiekspositsiooniga välja, kuna tal on väga otsene seos selle hoone enda ajalooga. Selle aasta septembris aeg-ajalt ma teen sellise rumala asja, et kui ma tahan põhitööst pausi teha, siis ma avan Memorial.ee andmebaasi, sisestan sinna mingi märksõna ja siis vaatan, mis inimesed sealt vastu tulevad ja kui mõne inimese lühikirjeldus tundub kuidagi pidi intrigeeriv, siis ma vaatan, et mis selle inimese kohta veel leida saab ja endalegi ootamatult sattusin peale siis ühele noorele mehele, kes metsavennana 1951. aasta 8. septembril tänases Märjamaa vallas, tolleaegses siis Kullamaa valla territooriumil vist veel Kast ja küla lähistel metsas tapetakse, aga selle operatsiooni aruanne, kui ma seda lugema hakkasin, siis see tundus niivõrd fantastiline, et tekkis tahes-tahtmata suurem huvi teada saada, et kus see punker täpselt oli ja kus on need esemed, mis seal punkris olid, sest Märjamaa
Merjamaalt tulnud julgeolekuüksus, kes seda punkrit ründas, nende käekiri oli tavaliselt punkri haarangutel ühesugune, nii et ma enam-vähem isegi aiman, kus need esemed võiksid olla täna maastikul, mis nad sealt punkrist leidsid. Aga seda puslet kokku pannes tuli välja, et ma olin pooljuhuslikult leidnud Eesti kõige kauem aega tegutsenud vastupanuorganisatsiooni. 1943. aasta juunis Lihulas üks punt sellel hetkel 13-14-aastaseid poisse leiab, et vaba Eesti eest tuleb luua organisatsioon, tuleb teha põhikiri ja kui sakslastega midagi juhtub, siis tuleb hakata kellele iganes vastu, et oleks võimalik taastada Eesti Vabariik. Osad nendest olid kokku puutunud noorkotkastega ja kõik olid saanud selles mõttes tegelikult ju selle vaba Eesti kasvatuse, pidasid kõige olulisemaks Eesti Vabariigis elamist ja otsustasid, et teevad sellise organisatsiooni. Loomulikult võib öelda, et 13-aastased poisikesed ei saa tegelikult poliitikast ega maailmaelust üldse midagi aru ja mingis mõttes võiski ta selline poisikeste mäng olla, aga 1944. aasta esimeses pooles saavad nad siis uuesti kokku ja võtavad seisukoha, et grupi liider peab vormistama siis 4. juuniks organisatsiooni põhikirja ja kuna on ilmselge see, et sakslased varsti Eestist lahkuvad, tuleb olla valmis selleks juhuks, kui tulevad siis sisse äkki uuesti punaarmeelased. Põhikiri tehakse valmis, kõik kinnitavad selle ilusti. Need dokumendid on täna Rahvusarhiivis säilitatud. Sama aasta augustis ja septembris võtavad ka selle seisukoha, et igal organisatsiooni liikmel peab olema vähemalt 2 relva. Enamus suudab sellega hankida, igal ühel on 1 kuulipildaja või vintpüss ja mõni aktiivsem tegelane suudab sakslaste moonavoorist ära virutada isegi miinipilduja koos 2 kohvri miinidega, mida nad küll ei kasuta kunagi. 1946., 1947. ja 1948. aastal viivad need poisid Lihulasse Vabadussõja mälestusmärgi Jalamile kuuseokstest pärja, millel on küljes sinimustvalged lindid ja lindkirjaga Vabadussõja kangelasi mälestades või midagi sarnast. Mina julgen öelda, et kuigi nende organisatsiooni algus oli 1943. aastal, kui nad olid kõik poisikesed veel, siis see, mida nad tegelikult järginenud aastate jooksul tegid, küll vägivallatu vastupanuna, on võib-olla isegi natukene rohkem, kui mõni metsavend oma punkris tegelikult selle Nõukogude võimu vastu üldse tegi. Et seal oli kindlasti olemas see tahe, seal olid olemas erinevad tegevused ja ka selle sama Nõukogude võimu igapäevaelu häirimine ja takistamine oli üks asi, mida nad tegid. Erinevate valimiste puhul, kui enne räägiti sellest, kuidas hääletamiskast või valimiskast siis mööda küla ringi käis, siis poisid käisid mööda Lihulat ja tõmbasid lihtsalt punalippe lahti või alla rebisid neid puruks või värvisid need lipud lihtsalt musta värvi. Ja ühel juhul on siis ka teada, et kui Lihula rahvamajas tehti sellist rahvavalgustust õhtut ja näidati parasjagu kinoekraanile mingit uuemat Nõukogude propagandafilmi, siis poisid läksid kinoruumi ja töötava kinogeneraatori pealt monteerisid lahti selle mootori kõrgepinge magneeto, mille tagajärjel siis filmi näitamine sellel õhtul Lihulas jäädavalt katkes. Kuni nad tegelesid oma vägivallatu vastupanumeetoditega, aeti neid kindlasti taga, aga julgeolek tegelikult ei saanud haisu ninna. 1950. aastal lasevad nad maha ühe, ütleme siis Nõukogude võimu käsilase, mille järel seda survet või tähelepanu sellele piirkonnale suurendatakse ja omamoodi kõnekas fakt on seegi, et 1950. aastal arreteeritakse Tallinnas Pagari tänav 4 olevas hoones Konstantin Keskküla, julgeolekumeestel on väga kaugel isegi tulla Pagari 1. Ja täpselt samal kuupäeval ja samal kellaajal viiakse läbi operatsioon ka Lihulas teise organisatsiooni liikme tabamiseks, kes tekkinud tulevahetuses kohapeal maha lastakse. Selle grupi juht varjub selle järel siis teenuse piirkonda, kus tema onu on talusulasena töötanud ja ehitab endale punkri Sassiaani talust umbes kilomeetri kaugusele ühele sellisele metsatükile, mille omaniku eelnevalt Nõukogude võimu käsilased on saatnud juba pikemale reisile Siberisse. Selles mõttes igati loogiline valik, metsatükk, kuhu peale oli selge, et ükski omanik ei tule, seda omanikku ei olegi enam Eestis, aga teistpidi on ka täiesti selge, et Sassiaani talu pidi olema tegelikult see koht, kus noormees sai oma söögi. Et Sassiaani talu pidi olema tema varustusbaas, sest kui me vaatame seda, tänase aerofoto pealt ei ole isegi enam metsa muidugi näha. Et Sassiaani talu koht tegelikult on siis siin keskel, paar aastat tagasi tehti seal mingisugune kummaline lageraie. Ma käisin ise seal oktoobri alguses, põlistammed on veel alles,
Põlistamme tal käib väga vilgas tegevus, sest selle piirkonna kõik sead, metssead siis, käivad neid tõrusid seal söömas, õu on üles küntud, aga tegelikult ka siis punkri koht selle aerofoto peal on isegi näha, kui te teaksite, kus see punkri koht asub. Töötasin erinevate kaardimaterjalidega, üritasin tuvastada Nõukogude uurijate kirja pandud tekste, lõpuks mõistatasin välja, millise ära viidud inimese metsatüki peal tegelikult see punkri kohta oli. Ja selle koha peal on tõesti tänasel päeval siis selline 3x3 meetrit süvend, umbes 40 meetrit sügav ja ilusti 4-nurkne, põhjast paistavad, ütleme siis puidujäänused. Et eks me ilmselt kevadel üritame teha selle esimesed sellised arheoloogilised uuringud, et kinnitada, kas tegemist on punkri kohaga. Ja enne kõike huvitaks mind see, et kas meil õnnestub leida sellest piirkonnast ka need esemed, mida siis seal punkris elanud metsavend kasutas. Kirja on pandud erinevad relvad, raadiovastuvõtja komsomolets, mille puhul ma eeldan, et tegemist on siiski meie mõistes raadioga, mitte raadiosaatejaamaga. Ja olid samamoodi siis kirja pandud, et punkris olid ka erinevad eesti ja rootsikeelsed materjalid, muuhulgas selle metsavenna päevik, mida ta oli 2 keeles pidanud ja kummalisel kombel ka 1949. aastal Stockholmis trükitud lendleht, milles kutsutakse üles vastupanu Nõukogude võimule osutuma. Ja selle operatsiooni aruande lõpetab siis lühikene napp lause, et töö jätkub tuvastamaks selle organisatsiooni liikmeskonda. Minu jaoks, kui ma alguses sellega töötama hakkasin, siis ma küll vaatasin, et Sassiani talu 1 kilomeeter, ma kuidagi pidi ei viinud nagu ennast sellega kokku, et ma olen selles Sassiani talus tegelikult Vabaõhumuuseumis korduvalt käinud. Aga ühel hetkel, kui see kaarditöö sinnamaani jõudis, siis tegelikult sai selgeks, et seesama Sassiani talu on olnud osa Eesti vastupanu ajaloost ja kuigi tõesti noored poisid selle organisatsiooni lõid, siis ma julgeks väita, et ka see 3 aastat nende pärgade viimist, punalippude mahatõmbamist, propagandaplakatite mahatõmbamist ja kõike muud tegelikult väärib seda, et nendele võiks väikese kummarduse nende eksistentsi eest tegelikult teha. Siin paremal all nurgas, kuna noored poisid tahavad ikka ju esiteks püssidega pauku teha ja teiseks ordeneid anda üksteisele, siis poisid olid välja töötanud eraldi sellise juhendi või statuudi, kuidas tunnustada oma siis teeneid võitluses Nõukogude võimuga. Rahvusarhiivis on praegu säilitamisel 4 nende enda valmistatud teenete märki. Kokku võeti neid ära 36, ülejäänud utiliseeriti pärast menetluse lõppu ja selle organisatsiooni liikmete puhul on siis see tähelepanuväärne, et kui metsavendade koguarvust langes lahingutes või haarangutel ütleme selline 12% umbes, siis selle organisatsiooni hukkumisprotsent, ma tahaks öelda, on umbes 80. Et osad lasti maha arreteerimiskatsetel või haarangutel, see noormees, kes näeb välja nagu Tarzan, aga tegelikult on Konstantin Keskküla nooruspõlves, tema siis arreteeriti koos ühe teise noormehega ja Konstantin Keskküla sai siis kõrgema karistusmäära, milleks oli tegelikult mahalaskmine. Teda muidugi menetleti korralikult, aga mis minu tähelepanu pälvis oli siis see, et kui 7. detsembril 1950 toimus Tallinnas kohtupidamine, siis oma lõppsõnas ütles Konstantin Keskküla järgmist. Panin tahtlikult toime komsomoli organisatsiooni sekretäri mõrva, samuti teisi Nõukogude võimu vastu suunatud tegusid. Võitlesin Nõukogude võimu vastu kuni oma vahistamiseni. Ma tahan kohtule öelda, et jään oma varasemate seisukohtade juurde, see tähendab, ma olen Nõukogude võimu vastu. Olen kohtule tänulik, et nad selle juhtumi arutamiseks nii palju aega kulutasid ja kahetsen kohtukulusid tunnistajate kutsumisele. Mul pole rohkem midagi öelda ja ma ei palu ka midagi. 19. märtsil 1951 lastakse Konstantin Keskküla maha, kuhu ta on maetud, me ei tea. Kui ma hakkasin selle organisatsiooni liikmete saatust uurima, siis ma sattusin Konstantin Keskküla kaksikõe tütre kontakti peale, kellele ma kirjutasin ja küsisin, et kas nad teavad oma sugulase saatusest midagi enamat. Ja minule üllatuseks ja mingil määral ka šokiks tuli välja, et Konstantini kaksikõde on elus. Ja kui sellel tööl mingit muud otsest kasu ei ole, siis kasu oli vähemalt selles, et kui see kaksikõde
ei teadnud kuni käesoleva aastani, mis tema vennaga täpselt juhtus. Perekond teadis ainult seda, et ta võeti kinni, seal oli mingisugune nõukogude vastane tegevus, nad teadsid seda, et ta oli saanud surmanuhtluse, aga nad olid kuulnud legendi, et ta viimasel hetkel pääses põgenema, sai võib-olla üldse Eestist ära ja ta on kusagil mujal maailmas. Siis vähemalt nüüd oli võimalik sellele perekonnale öelda, mis Konstantini saatus tegelikult oli. Noh, mis siis, et ta tuli 75 aastat hiljem, aga ma arvan, et ka selle lõpu leidmine või selle lõpu edasiütlemine tegelikult on tänasel päeval oluline. Ja nagu ka seesama Sassiani talu ja see punkra selle Sassiani talu lähistel näitab, siis tegelikult Eestis on täna ka 1940. 50. aastate lõikes veel hästi palju lugusid, väga palju inimesi, kelle tegevusest me tegelikult täna väga midagi ei tea, sellel lihtsal põhjusel, et paljud nendest ei elanud seda nõukogude perioodi üle, aga ma arvan, et nad on seda tegelikult väärt, et me nendest kõneleksime, et me neid mäletame ja mul on hea meel või ka lootus sellele, et tegelikult ka seesama Konstantini lugu tegelikult jõuab moel või teisel kunagi Patareis külastajate silme, sest ma arvan, et on seda lihtsalt väärt kõige selle eest, mis tema tegi. Ei, see on kõik väga õige just lõpetada selline lugu, et kuidas see on ikkagi nagu siis tänapäeva välja jõudis, et on väga nagu selline väärikas punkt sellele. Aga aitäh sulle, Martin! Ja tahtsin küsida seda, et palju need poisid oma organisatsiooni sees ja palju Eesti metsavennad üldse siukest aumärkide väljajagamist tegid, sest võrreldes näiteks Leeduga, kus ikkagi neil oli ikkagi suhteliselt nagu selge kogu süsteem sees ja ikkagi anti igasuguseid aumärke ja igasuguseid selliseid tunnistusi, et et sa oled selle saanud ja sedasi, et palju Eestis seda üldse toimus võrreldes Leeduga näiteks? Eestis ei olnud, sest Eesti ja Leedu metsavendlus olid väga erinevad, sest Leedu metsavendlus organiseeriti algusest peale sellisel kombel, nagu Leedu riigi kaitsevägi eksisteeriks edasi. Ehk et seal oli ta väga struktureeritud keskse juhtimisega, nad õmblesid ise Leedu kunagise kaitseväe vormi eeskujul endale vormirõivaid. Eesti metsavendlus oli kõige paremas mõttes rahvaülestuvus alt üles. Ehk et meil neid organiseerumiskatseid oli, mis kuhugi üldse natukene jõudsid, oli umbes selline 3-5. Seal ei olnud sellist sõjaväelist hierarhiat, seal ei valmistatud tegelikult selliseid teenetemärke. Mõnel juhul võib-olla pandi lihtsalt kirja, et kui kunagi saabub see lahendus meie tulevikule, kus Eesti saab uuesti vabaks, et siis me anname kuhugi edasi, et tema ja tema vääriks mingit tunnustust selle eest. Et nende poiste tehtud need teenetemärgid, see teenetemärkide statuut, seal on näha, et nad on läbi töötanud tegelikult neid 30. aastate Eesti erinevaid dokumente. Et nad on oma tegevuses lähtunud tegelikult Eesti Vabariigi, ütleme siis, juriidilisest korrast ja on soovinud seda siis kuidagi pidi nagu markeerida, edasi kanda. Aga see on kindlasti väga harukordne. Et samamoodi Eesti metsavendadel ei olnud tegelikult embleeme, osad kandsid sinimustvalgeid linte või sinimustvalgeid vappe varukal, kui nad olid kusagil operatsioonil ja organisatsiooni relvastatud võitlusliit liikmetel oli siis selline stiliseeritud surnupealuu ristatud kontidega, mida nad siis operatsiooni ajal ka peal kandsid. Ja neid embleeme on Eestis täna säilinud vähemalt 3, võib-olla ka 4. Ja muidugi ega me ei tea tegelikult, mis kõik veel Rahvusarhiivis mõndade metsavendade toimikute vahel võib olla. Aga üldiselt Eestis sellist kommet ei olnud.